võib-olla ma olen halb inimene, aga ma ei kujuta ette, et ma lähen kuskile poodi ja tänan teda, et ta seal poes on ja seda poodi lahti hoiab, et ma olen nagu nii tänulik ja mulle nii meeldib kõik, mis sa No siin me teed. võib-olla oleme natukene, me oleme Me oleme kindlasti, eestlased. me oleme väga avatud eestlased, aga ikkagi me oleme eestlased. Saad aru, ma tahtsin juba enne tulla, see pood, need pildid, ma lihtsalt tahtsin öelda, see näeb nii hea välja. Sans on ka mingi Brenda. Tead ka, mida see nagu tähendab? Põhimõtteliselt rääkisin neile, et mul on kubemetäid. Jep. Ja siis elame kõik seal koos ka, vaata, rahulikult rõõmsalt lähen mingi oma tuppa ja mul sellepärast võeti verd ja käisin arsti juures ja värki. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Tore, et oled meiega täna jälle liitunud. Nagu lubatud vist 2 episoodi tagasi või 3 episoodi tagasi, kus me rääkisime pikalt jälle oma ettevõttest, oma ehtebrändist, Soulehest, siis me jõudsime seal enam-vähem lõpuks siis jõuludeni välja, kus meie koostöö läks lahku. Tolle hetkeni koostööd teinud inimesega, aga me lubasime, et mingi osa alguses me siis kiirelt räägime, et kuidas meil nüüd see uue aasta algus on läinud, üksinda poe avamine, kõik need asjad. Pluss lisaks üks päev me küsisime Instagramis teilt ka küsisime teilt, et küsige meilt küsimusi, nii et vastame neid ka täna. Vot siuke pikk sissejuhatus tuli, Brenda, räägi ka midagi. Jah, me lubasime, et me viskame kuhugi podcasti episoodi alguses, mõtlesime ka, et meie lugu on tavaliselt siuke mingi 4 aastat praegu tagasi, me oleme öelda 4 aastat maas, et siis sinna on nagu imelik seda Soulehe asja ette visata, et meil ei ole nagu rääkida tervet episoodi, aga point oli see, et meil ei kuidagi siuke nagu nõme jupp alles, mida rääkida, et siis me viskame selle kuhugi podcasti ette. Just. Et siis siia küsimust ette on hea visata, ma arvan, sest sellel otseselt sellel episoodil ei ole mingit teemat. Me räägime sellest, millest teie tahtsite, et me räägiks, ja ka tulevikus võime teha selliseid episoode veel, lihtsalt ja samamoodi tegelikult neid küsimusi võite meile saata kogu aeg jooksvalt. Mul on reaalselt nagu album tehtud, kuhu ma panen mingeid küsimusi, et need ei pea olema siis, kui ma Instagramis selle küsimuste kasti teen. Absoluutselt. Nii et jah, minu meelest me nagu rääkisime sellest, et me hakkame avama poodi või meil oli pood, Soulehe pood, ja nüüd siis see väga kehva õudne koostöö sai läbi ja siis põhimõtteliselt mul oli plaanis nagu natukene puhata jõuludel, aga siis 27. või 26. minu meelest ma ei mäleta, kas me jõudsime siia seda rääkida. Ja seda rääkisime, et meile helistati juba, et millal pood avatakse. Nii et minge kuulake eelmist Soulehe episoodi, kui te tahate kõike seda ka kuulda. Aga jah, me jõudsime sinna, ma ütleks, et 27-28, kus juba sa hakkasid vaikselt mõtlema poodi tagasi mineku peale. Jah. No ja siis ma hakkasingi tegelikult nagu jälle tööle ja me puhkusime mingi 2 päeva mõlemad. Ja siis ja nii see algas ja tegelikult kõik see, kuidas me Soulehe poe avasime, sellest on vlogid väljas. Esimene vlog on väljas, teine on ka arvatavasti väljas, kui see episood välja jõuab. Nii et YouTube'is Miks mitte kanalilt näete siis neid vloge. Ma arvan, et seda, kuidas ma nüüd uuesti poe avasin, mul ei ole nagu midagi siin niimoodi rääkida, seda on võib-olla põnevam vaadata, aga selline suur asi juhtus. Mis ma tahtsin rääkida, olid mingisugused lahedad, mingid nagu kliendi lood. Seigad, aga kuna ma neid kirja ei pannud, siis mul neid ei ole. Ma ei mäleta niimoodi, et ma ei saa, mul ei ole aega siin niimoodi hetkes mõtlema hakata, on ju. Aga põhimõtteliselt me avasime uuesti poe 12. jaanuaril, nii et meil tegelikult oli selleks aega 2 nädalat, millest ju tegelikult ka mingi 1. jaanuar oli ju keskus kinni, on ju, ja et siis 2. jaanuarist kuni 12. oli siis aega kogu pood ümber teha, vaip puhtaks teha ja nii edasi. No te näete sealt videost vist ka, ma ei tea, kui palju see videosse jõudis, aga me tegime, oleks pidanud või me nagu ei mõelnud isegi selle peale. Igastahes, seal olid mingid plekid olid maas, sest et see vaip on mingi iidne. Ja siis me tahtsime selle puhtaks teha. Ja me hakka vaipa vahetama selles mõttes, on ju.
sest et see on endiselt, ta ei ole enam, ma ei ütleks tema kohta enam pop-up pood, aga ta ei ole ka püsiv 100%, me teame, et me nagu selles mõttes, et me võime sealt iga kell ära minna, jah, kui meil tekib parem diil Jah. kuskil või Et võimalus, mis hetkel tähendab, ma ei me taha ei- sinna investeerida. me ei taha sinna poodi, sinna sellesse füüsilisse ruumi investeerida, me oleme nõus investeerima, näiteks me panime nüüd kõik oma siuksed suured modelliga pildid panime poodi üles, kõik asjad, mis ma saan võtta pärast, panna autosse ja minema sõita nendega, sinna me investeerime. Jaa, puhtaks, Aga- ilusaks, kõik asjad teha. Aga see, et jah, et ma sinna hakkan mingit seinu värvima või uut tapeeti panema, seda hetkel me ei tee. Aga igastahes. Ja vaipa vahetama ammugi mitte. Jah. Ma ütlesin tapeeti või? Ma mõtlesin Jah. vaipa. Aga me oligi see, et me teeme paar kohta ära ja meil oligi siuke, noh, ta ongi nagu mingi diivani või mingi tekstiilipuhastaja, see ei millega ongi point on see, et sa teed mingi väikse jupi, on ju. No näiteks diivani. Näiteks kogu see diivani. point, miks see masin meil üldse oli, Jah, oli see, et me laenasime seda enda Austraalia perelt, on ju, et meil on diivan sealt jala kohalt megamust, kas neil on mingi asi, millega teha, ja siis neil on siuke pisikene masin. jah, Ja siis me mingi, aga see masin on siin kodus, et lähme teeme need nagu mõned plekid, jah, proovime, kas tulevad maha. jah. Ja lõpuks me tegime terve poe sellega Jah, ära. oleks Ja pidanud see oli mitte jube, tegema. see oli jube lihtsalt. Ma arvan, et selle peale läks vähemalt mingi 20-30 tundi. ja kindlasti, kui mitte rohkem. Mhm. Aga noh, hiljem, kui ma Aga see näeb räntisin, mega hea välja. ja see näeb kõvasti parem välja. Mega. Ja hiljem, kui ma räntisin nagu miks mitte Instagrami, et oh my god, mida kõike tegema peab, on ju, või et see oli nii õudne töö, siis mulle mitu inimest kirjutasid, et Paningsist ja Woolysest isegi saab rentida neid. Siis mul oli mingid, mul pole aega hakata bookima, otsima mingit inimest, kes tuleb vaipa puhastama, on ju. Aga ma ei teadnud, et neid rentida saab sealt 30 taala päeva, midagi sellist, nii et alati tasub kohe panna kõik Instagrami ülesse, inimesed teavad, inimesed kirjutavad, nii et kui ma oleksin varem vingunud, oleks ma varem saanud teada No okei, ja jah. oleks Aga kogu point oligi see, et meil tegelikult ei olnud plaanis teha vaipade täispuhastust. Meil oli plaanis teha mingid paar hullemat no kohta jah, aga puhtaks. sellest hetkest, kui sa juba vaata selle ühe jupi ära Jah. tegid, siis tegelikult selgus, et okei, et me vist teeme terve poe, No jah, siis oleks tõsi. saanud rentida. Nii et oleme targemad, ega see ettevõtlus ongi õppimise Õpid. koht kogu aeg, on ju. Olid 20 tundi põlvede peal küürisid, järgmine kord ei küüri. Sellepärast ma mõtlesin, miks mul põlved praegu annavad veits seda nahka. Sellepärast annavadki No vot. 6 aega hiljem. Aga me siis avasime poe 12 jaanuar ja nagu ikka sellised, ikkagi me ei ole siin üle maailma tuntud bränd, eks ole, et me oleme ikkagi üsna small business, me oleme ikkagi hiljuti alustanud, on ju, ja nii edasi. Ehk siis sellistel businessitel niikuinii ju tegelikult jaanuar-veebruar on keerulisemad ajad niikuinii, et samamoodi me ei vaata, ma ei tea, nädala või kuu lõikes sissetulekuid, me vaatame äris ikkagi aasta lõikes neid asju, on ju, et sul on erinevad kuud, mis on natuke paremad kui teised. Ja ma mõtlesin veel sellele, et seda mainida siin, et jaanuar on niikuinii inimestele nagu, ma arvan, terves maailmas või kui me mõtleme siin reaalselt Eestit ja Austraaliat, on ju, et siis jaanuar on raskem kuu tavaliselt inimestele. On olnud jõulud, on olnud aastavahetus, kingitused, tavaliselt paljudel peres inimestel on ikkagi ka jõuludel sünnipäevad, ehk siis nagu, ma arvan, et enam ei tehta seda, et jõulu ja sünnakink on üks, ehk siis ikkagi nagu ühesõnaga point on see, et detsembrikuusse läheb nii palju väljaminekuid, inimesed elavad teistes kohtades, nad sõidavad koju, reisivad selle pärast väga palju ja nii edasi ja nii edasi. Nii et detsember on väga kulukas kuu inimestele ja siis jaanuar ongi natukene selline aeg, et proovid kokku hoida ja ei osta enam igasugu asju, mis pähe tuleb ja nii edasi. Ja Austraalias on kuidagi eriti selline, et Eestis veel sul on, ma ei tea, kaua inimestel puhkus on ju, ja lastel on kas 2 nädalat nüüd vist seda vaheaega või ma ei tea igal juhul. Eestis detsembris. Jõuluvaheaega, vist 2,5 nädalat, oleneb kui kuupäevad lähevad. Ma ei tea. Ehk siis see ka ja inimesed, ma ei tea, kaua nemad siis saavad oma mingi 4 vaba päeva midagi, siis Austraalias on niimoodi, et inimesed puhkavad mingi 6 aega jutti, 3 nädalat vähemalt
on nagu midagi sul ei tööta, mingid riigiasutused, kõik on, midagi ei toimu, nii et nagu kui tahate viisasid sisse anda, lähed pistelisse kontrolli, siis nagu ei soovita detsembris seda teha, kui sa tahad seda jaanuaris kätte saada, et nagu tee kõvasti varem igaks juhuks, sest keegi ei vaata su viisasid üle mingisugune 6 aega, kui mitte rohkem. Ja nii edasi. Ja kuna nagu minu jaoks veel tippude tipp on see, et siin riigis, Austraalias siis lähevad lapsed kooli jaanuarikuus. Kooliaasta algab meil jaanuarikuus, mis tähendab koolivorm, õpikud, mingid koolimaksed on ja just, mis riided, iganes särgid, värgid. söögid. Siin ei saa koolis, lapsed ei saa süüa on ja. Et, või noh, oleneb jälle vist. Jah, aga noh, mitte nii nagu Eestis. Me peame ette vaatama, et meil siin on juba lastest me ei tea midagi, on ju. Ma toon väga basic võrdluse Eestis on A ja O, kui su laps läheb kooli ja lasteaeda, tal on söök sealt tasuta riigi poolt. Austraalias ei ole see niimoodi. See võib olla, aga see ei ole nii ilmselge, nagu see on Eestis. Nii, see on minu point. Me peame kuskil tõmbama seda joont, vaata. No kuskil peab. Nende lastega on. Nii et jah, ärge siis nagu kõrri karake kohe, et kui kuskil saab, on ja. Et see ei ole minu point. Ja ühesõnaga, siis see ongi minu see teine mõte, et esiteks on lastel koolivaheaeg, detsember ja jaanuari algus, vist jaanuari lõpus alles lähevad nad kooli tegelikult. Sellest nüüd me täna salvestame 30. jaanuaril, eile läksid kooli, just midagi sükest. Ja sinna vahele jääb veel Austraalia Day on ja 26. pühad, ehk siis siuke pidu ja pillerkaar on põhimõtteliselt jõuludest saati ja väga paljud pered ju võtavad puhkust sel ajal, sest suvi on ja kulud on suured. Kulud on suured ja kui jaanuar niikuinii on kulukas, siis minu point, miks ma seda rääkisin, oligi siis, et siin nagu minnakse jaanuaris kooli ja see on peredele tavaliselt väga suur väljaminek on ju. Uus õppeaasta algus ja muutused ja lalala. Nii et, mis sa naerad? Jaanuarikuu on vaikne kuu. Ja mis mina tahtsin öelda, et ja kui ma 12. siis poe avasin, siis kuna ma olen ikkagi jätkuvalt üksinda seal, ma jätkuvalt teen üksinda väga palju asju, siis ma ei saa olla mingi 7 päeva nädalas seal. Ja isegi tegelikult ma mõtlen, et ma vist ei hoiakski põhimõtteliselt 7 päeva nädalas poodi lahti, kui ei ole jõuluperiood. Nii et me oleme siuke 2 pikka päeva ja siis 3 sellist poolikut päeva teen ma seal poes. Ja esimesed 2 nädalat olid täiesti kreisid. Meil ongi nüüd praegu 3. poolik nädal on ja see nädal oli pühad ka veel. 3. nädal poole peal. Jah. Muidu kõlab nagu meil oleks 3 poolikut nädalat. Okei. Kuna oli see püha ja siis me oleme nädala keskel alles. Nii et täiesti uskumatu. Mega hästi on läinud. Ja see oli nagu niimoodi, et vaatame on ju, mis saab, et ma tean, ma olen sellega arvestanud, et see, kuidas läks detsembris, et ma ei tohi nüüd nagu mõelda sellele, et see kontrast on nagu nii suur kukkumine nii öelda, vaata, aga et sa ei tohi võrrelda jaanuarit ja detsembrikuud. Ja ma olin nagu nii kuidagi mentaalselt valmistunud ennast selleks ja siis ma lähen tööle poodi. Muidugi see pood näeb nagu nii äge välja. 10 korda parem. Ei teki enam küsimus, kas see on pop-up pood, kas sa jääd siia, oled siin, see on pood, see on päris pood. See on kõige ägedam üldse, kui olla saab, on ja. Ja kõige lahedam kogu asja juures on see, et minule üllatuseks, ma isegi tegelikult ei tea, miks see mulle üllatuseks tuleb, sest ma tean, et mul on kliendibaas, ma tean, et mul on inimesed, kes on korduvalt mu juures käinud, ma tean, et inimesed jälgivad meid, nad tulevad konkreetselt sinna poodi kingitust ostma või midagi, et nad ei satu sinna niisama, neid on ka muidugi, aga ja siis tuleb üks päev, üks tüdruk on mingi, ma olen nii õnnelik, et sa jälle lahti oled, et ema just ütles, et ta käis üks päev mööda, sa olid kinni, ma pean talle nüüd ütlema, sa oled jälle avatud, ostis seal mingi mitu asja, on ja, et ema juba ammu tahtis ka tulla ja tuleb järgmine inimene, sama jutt. Ja siis tuleb järgmine päev inimene ja täpselt sama jutt, et nagu see, et inimene tuleb, ütleb sulle, võib-olla see on Austraalias natuke tavalisem ka, aga et ma olen nii tänulik sulle, aitäh, et sa poodi lahti hoiad. Nagu, see on natuke nagu mingis mõttes natuke veider, selles mõttes, et mina isiklikult, võib-olla ma olen halb inimene, aga ma ei kujuta ette, et ma lähen kuskile poodi ja tänan teda,
et ta seal poes on ja seda poodi lahti hoiab, et ma olen nagu nii tänulik ja mulle nii meeldib kõik, mis no sa me siin võib-olla teed. oleme natukene, noh, me oleme Me oleme kindlasti, eestlased. me oleme väga avatud eestlased, aga ikkagi me oleme eestlased. Jah, et me, noh, aga eestlased ei ole nagu, nojah, et me ei ütle selliseid Me asju või ütleme kuidagi, sellist jah. asju. Me võib-olla isegi mõtleme sihukest asja, et oh kui hea, et see pood lahti on. Jah, Aga aga me ei lähe ütlema Jah. lampi, jah. jah, Aga see on teema, mida rohkem teha. Mina olen ikkagi teadlikult siukseid asju rohkem Jah. proovinud teha, aga ma pole võib-olla viimasel ajal sellele väga mõelnud. Igal juhul, et see on täpselt selline, et see, ma ei oskagi nagu midagi öelda, see on nii tore. Ja siis samal ajal on see, et noh, lähen sinna kardina taha, poetan paar pisarat ja siis lähen edasi selle päevaga, et see on tõesti üks kõige nagu ägedam, noh, see, et inimesed tulevad ja on mingi kui ilusad asjad ja nagu see, kui nad kuulevad, et see on handmade, et see on käsitsi tehtud ja et mina olen selle teinud, et ma ei ole neid kuskilt sisse ostja, ma ei ole vahendaja, vaid mina isiklikult teen neid, siis nad lähevad veel rohkem õhinasse sellest ja nad on nii õnnelikud ja siis olen mina nii õnnelik ja siis mul on väga tihti olnud niimoodi, et mingid inimesed tulevad, räägivad mulle mingisuguseid asju. Ja ma üritan lihtsalt, et noh, eestlane ka, ega ma ei hakka nutma seal, et lihtsalt hoiad pisaraid tagasi ja ei suuda ära uskuda, millega ma selle olen ära teeninud, et lihtsalt inimesed niimoodi tulevad, ütlevad ja mis mu point oli, on see, et ühest küljest on väga tore teenida palka ka selle eest, et seda kõike teha, on ju. Kui ettevõtted teed, siis on tore palka ka teenida ikka. Aga teisest küljest, ja väga tore alati uued kliendid ja nii edasi, aga teisest küljest nagu kõige suurem ja lahedam asi on see, kui sa tead, et see klient on juba käinud su juures ja ta tuleb uuesti ja sa näed, et ta tuleb see 3. ja 4. kord ja sa juba tead teda, ta on mingi, ma ju ostsin eelmine kord selle ja see läks sellele ja talle nii meeldis ja mul on üks vanem naisterahvas, kes iga kord, kui ta tuleb, ta räägib, kuidas ta lapselaps armastab seda kaelakeed, mis ta talle kinkis ja ta on väga mitu asja juba ostnud. Ostis endale käevõru, tuli 4. kord tagasi, oli nii, eelmine kord ma ostsin selle käevõru, nüüd ma tahaks matchivaid kõrvarõngaid. Ja siis me teeme koos talle ja kõik see nagu, see on nii äge. Ja siis see kõige lahedam kompliment on need, kuidas need inimesed ütlevad neid asju. See, et sa tuled ja tänad mind. Aitäh, et sa oled siin. Aitäh, et sa hoiad poodi lahti. Ma olen nii õnnelik, mul on tänane päev korda läinud, ma tulin poodi, ma tulin siia Targetisse ja ma veel mõtlesin, et kas sa oled avatud ja ma nägin, et sa oled avatud. Ülilahe, mul on kink olemas, ma ei pea selle pärast enam muretsema. See on võimas. Crazy. See on crazy. Nii et jah, mul on iga päev mingisuguseid lugusid klientidega, aga ma tõesti ei mäleta, et ma tahtsin mingid selliseid võib-olla huvitavamaid asju, et mis mulle ka üks asi, mis mulle väga poes meeldib, et ma tean, et ühel päeval mina eemaldun sealt, et ma ei saa jääda sinna poodi neid asju tegema, on ju. Et, aga millest ma tean, et ma hakkan puudust tundma, ongi see vahetu kontakt, pluss see, et inimene mingi, ma ei tea, kas mulle see kaelakee meeldib ja mulle lihtsalt nii meeldib see, et okei, proovime, ma aitan, siis nad tõstavad oma juuksed üles, siis ma aitan neil selle keekese nagu kaela, see kõik on nagu kuidagi nii personaalne või sukene fancy või nagu, noh, see annab mingi emotsiooni, mitte see, et jaa, võta see kaelakee, kui tahad, mul jumala suva vaata. Ja et kuidagi sellised asjad, ja üks päev tuli üks tädi, vanem naisterahvas, ja kusjuures see on ülihuvitav, ma ei teadnud neid asju, jälle õpid on ja, et mingist hetkest on see, et nad ei taha, natuke vanem naisterahvas siis, et nemad ei taha neid mingisuguseid väikseid staade, noh, ma ei tea nüüd eesti keeles, kuidas neid asju rääkida vaata. No need väiksed kõrvarõngad, kus on taga pead mingi asja taha panema. Jah, pisikesed, tillukesed sellised. Nad ei saa neid kasutada vaata, sellepärast, et nad ei saa neid siia taha ja neil on ebamugav ja nii edasi, et nemad tahavad konksuga. Ehk siis seda ma juba tean, väga paljudel on kõrvaaugud, aga nad tahavad klipiga. Sellepärast, et mis iganes, seal on mingid omad nagu teemad. Ma arvan, see on ka see motoorika ja asjad, et sa ei ole enam nii aga ma ei teadnud seda näiteks kunagi, kui ma alustasin. Nüüd ma tean täpselt, mida nendele naistele pakkuda, kui nad tulevad. Aga nad mõnikord tahavad ikka neid pisikesi ka, on ju. Lihtsalt neil on keeruline neid endale ise kõrva saada ja nii edasi. Ja üks päev tuligi mulle, üks vanem naisterahvas oli mingi tere, et kui ma nüüd siit
näitas mingeid kõrvarõngaid, siukseid pisikesi, et kui ma need ostan, et kas aitad mul need kõrva panna? See on mingi muidugi aitan. Siis ta mingi, et okei, ma võtan need, et need mulle väga meeldivad. Ja siis ta ostis kõrvarõngaid ja siis ma aitasin tal need kõrva panna. Ja jällegi nii nunnu, siis ta ütleski, et muidu tal lapselaps aitab. Aga et ju siis täna ei olnud lapselast kaasas või ma ei tea, ei saanud vaata. Ja ju tal oli kuhugi vaja minna ja tal oli vaja kõrvarõngaid. Just. See on küll nummi vaata. See on nummi, jah. Nii et tegelikult nagu kogu lugu on see, et ma väga üllatunud. Meil läks nagu jaanuarikuu on läinud oodatust 10 korda paremini, kui ma oleks arvanud. Ja, ei väga hästi on jaanuarikuu läinud ja loodame, et ülejäänud aasta läheb samamoodi järgi, et jah, mina olen ka ja see, mis me jällegi tegime, me isegi enam et kui me alguses rääkisime sellel marketite käimiselt ja võib-olla selle pop-upi algsel avamisel, rääkisime kogu aeg nagu ütlesime, et minimaalsete vahenditega on ju, üritasime teha bla. Ma isegi enam ei ütleks, et me tegime seda nüüd päris nii-öelda selle poe avamist minimaalsete vahenditega, ma pigem ütleks, et me nagu lihtsalt kasutasime vahendeid väga-väga targasti. Et jah, ei no, sellele kokku läks poe avamisele ikkagi päris korralik summa, nagu palju läks. Jah. Aga samas ma ütleks, et oleks võinud palju rohkem minna ja me mängisime selle nagu väga kavalalt lahendasime kõik asjad. Nii et ma olen väga rahul, milline see pood välja näeb, see vibe, mida see tekitab, see sõnum, mis me edasi anname, ma arvan, et see kõik on super hea. Sest seal on ka see, et ta on nagu, kui sa teed ta on selline nurgapealne pood. Ja kui sa teed need kõik uksed lahti ja võtad postid ära, siis sa nagu justkui ei pea poodi sisse kõndima, vaid sa nagu kõnnid muuseas seal poes ringi on ja. Et siis, ja kuna ta on siuke suur lahmakas ühe nurga peal, siis ta paistab hästi kaugelt silma. Ja see on nagu, mis esimestel päevadel juhtus, et reaalselt teised poed, nagu meil on vaata prillipood vastas ja mingid sellised, et sealt reaalselt tuligi kiirelt sammul tuli naine ja ütles, ma lihtsalt pean ütlema sulle. Ja vaata, austraallased ka, nad ei hoia emotsioonidega tagasi, nad ei tule mingi, tead, ma lihtsalt tahtsin öelda vabandust, ma lihtsalt tahtsin teile öelda, et see pood näeb super hea välja. Vaid ta tuleb, sa näed, ta tuleb kiirelt sammul kohale ja mingi, saad aru? Ma tulin, ma tahtsin juba enne tulla, see pood, need pildid, ma lihtsalt tahtsin öelda, see näeb nii hea välja. See näeb nii hea välja. Ja siis ta pööras otsa ringi ja kadus sama kiirelt. Ju ta oligi vaata poes tööl ja siis ta jooksis vetsu ja siis läks tagasi poodi vaata. Ja tuli seda ütlema ja see on nagu, ja siis ma lihtsalt seisan seal nagu, mingi, aitäh, nii tore vaata, et see me panime pildid ülesse ja see annab nii suure efekti sellele poele, et see nagu püüab nii kaugelt pilku. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis annab hästi suure nagu väärtusega juurde, et kogu aeg oli see market või pop-up, aga kuskilt sa pead alustama, on ju. Et selles mõttes, et enam, et kui marketile pop-upil tekib mingil määral, võib tekkida kliendil usaldusprobleem, on ju. Et kogu ostuteekond on põhimõtteliselt usalduse peale välja ehitatud, on ju. Et siis sellistel marketitel asjad on see, et aga kui sellega midagi juhtub, et sa võib-olla ei taha osta omale mingi $200 kuskilt marketilt kaelakeed, on ju. Võid, aga see sõltub marketi mainest ka siis, on ju. Et kui sa lähed nagu reaalselt kuskile kunstnike market, kus ongi ainult kunstnikud, käsitöölised koos, see tundub ja see on nagu selline eksklusiivne, siis me räägime lihtsalt mingi ala Griffith Centrali marketist, on ju, siis ta võib tekitada seda, sõltub inimesest, aga jah, paljud inimesed isegi ei lähe sinna, on ju. Ja samamoodi siis pop-upiga, et ma ei tea, kaua sa sinu lähed või mismoodi, siis nagu poega sul ei teki enam mitte mingisugust usaldusprobleemi. Rääkimata, et bränd oli meil kogu aeg seal taga ja tugev bränd, aga ikkagi selles mõttes, et mul on niisugune tunne, et see ei ole enam küsimus. Inimesed ei tule ja ei ole paanikas, et millal ma sulgen või. Ja. See on päris värk. Pood, see on meie pood. Nii et võt, selline edukas algus sellel aastal. Ja see oli asi, miks me nagu ütlesin, et me räägime sellest siin podcasti episoodi alguses, oli see, et eelmine osa põhimõtteliselt koosnes sellest, kuidas me rääkisime, et kuidas meil nagu läks hästi, aga samal ajal oli nagu megapingeline, mega stressirohke, mega kehva koostöö
ja oli nagu hästi keeruline pool aastat, mis meil oli selle pop-up'iga, et siis ma ei tulnud siia podcasti algusesse nagu meid kiitma teile, vaid see oli lihtsalt see, et nagu, et sellele järgnes nagu midagi väga superhead ja tegelikult jõulud olid superhea. Kõik oli superhea, lihtsalt jah. Jah, et ma ei tahtnud, et jääks nüüd see siin õhku ja siis me mitte kunagi seda podcasti algust ei tee, mida me lubasime, vaata. Just. Nii et jah, aga ma siis luban, et ma panen mingisuguseid, kui järjest tuleb selliseid klientasju, et tegelikult mul on nagu mingid lugusid, aga ma arvan, me võime nende küsimuste juurde minna, sest me ei jõua muidu kuhugi. Ja jätkame millalgi arvan, siis, kui rohkem rääkida. Jah, ma arvan, et võime nendele küsimustele küll ära vastata, et mis te meile saatsite. Nii et vastame need ära aga ma arvan, et me võtsime hästi kokku selle aasta alguse poe avamise siin ja äkki lisad sina ka veel midagi, kui sul on midagi lisada ja mina laderdasin üksinda jälle. Ei, no ma ikka rääkisin ka natuke vahepeal, aga ei, mina, nagu ma ütlesin, ma olen mega rahul, kuidas pood välja näeb, kuidas seal meil asjad nagu lahendatud on. Ja lihtsalt üleüldiselt, et see teekond, nagu kogu see teekond on läinud nii loomulikult ja nii hästi, et nagu me eelmises episoodis rääkisime, et meil on ikkagi suured plaanid sellega ja ei jõua, tahaks lihtsalt, ei saa alati, aga et ma vist isiklikult tahaks, et vahest tunnen, et jääb nagu liiga vähe aega selle jaoks. Et muude kohustuste ja enda töö kõrvalt, eks ole, lihtsalt vahest on selline tunne, et tahaks rohkem panustada, aga jah, ei, mina olen väga rahul, kuidas milline pood välja näeb ja kuidas see kõik see aasta on alanud ja ma arvan, et siit läheb ainult ülesmäge. Nii, aga nüüd teie küsimused, armsad kuulajad. Brendal on need küsimused. Nii, mul on need nagu erinevates kohtades, eks ole. Ma ei ole suutnud teha ühte korralikku. Te võta üks koht lahti ja hakkame pommitama. Ja eks siis siit järjest vaatame, jah. Nii, et kui teil on ka mingid küsimusi, mis tahate, et me siin, nagu need ei pea küsimused olema, need võivad teemad ka olla, et me hakkame tegema nagu, ma arvan, iga kuu või iga paari kuu tagant hakkame tegema mingit episoodi, kus me lihtsalt nagu räägimegi ühes episoodis lihtsalt erinevaid asju, et ei pea olema nagu mingisugune teema alati. Nii, esimene küsimus, väga huvitav küsimus ja see on teema, millest ma viskan seda erinevate juttude sisse, aga ma tavaliselt ei räägi sellest ja see ei ole teema, mida ma ka räägin või olen väga avameelne sellega, on siis küsimus, kuidas õppisid inglise keele ära. Ja seda on ilmselgelt minult siis küsitud. See on sulle, jah. Mina õppisin koolis ja kodus ja minul on noorest peale olnud inimesed, kellega mingi käes räägin. Minult ei küsitud, jah. Jah, ma ei tea, vaata ikka, et me võime olla avameelsed ja rääkida mingeid erinevaid asju, aga lõpuni välja ikkagi, kui meil reaalselt 24/7 live meil kuskil järgi ei käi, siis te ei tea väga palju asju, on ja me ei saa, nagu on ikka asju, mida me ei jaga. Ja inglise keel on üks teema, millest me väga palju ei ole vist rääkinud üldse. Ainult seda, et lihtsalt see tuleb mulle väga keeruliselt ja mul on selline tunne, et me oleme seda inglise keele teemat rääkinud boonusepisoodis kuskil. Võimalik. Ma ei tea, et ma oleksin avalikus, nii et see on kindlalt see on anonüümselt küsitud selles mõttes, ma ei tea, kes küsis. Ja nii, et see peab olema siis äkki keegi meie subscriberite küsitud. Miks? Ma ei tea. Sest me oleme ikka omajagu rääkinud sellest. Oleme, jah? Okay. Nojah, ma ei tea, kas ma saan öelda, et ma olen inglise keele ära õppinud. Oled küll. Aitäh. Sa võib-olla ei ole rahul oma inglise keele tasemega endiselt, aga sa oled inglise keele ära õppinud. Sa töötad igapäevaselt enda äris, sul on pood, kus inimesed käivad, räägivad sinuga. Sa just rääkisid, kuidas sa räägid klientidega. Nad ei räägi eesti keeles suga. Osad räägivad. No osad, jah. Päris palju muideks. Aga nii, et sa räägid inglise keelt. Jaa, ma räägin inglise keelt, kas ma olen selle inglise keele selgeks saanud ja ära õppinud, kui ma nüüd lähen nagu süvitsi sellesse küsimusse. Kui me hakkame siin filosofeerima. Ja. Siis ma seda ei saa öelda. Ei, aga ma ütlen nii, nagu mina arvan. Ja et ma ei ole rahul, kuidas ma inglise keelt räägin, aga muidugi ma olen rahul, et ma üldse seda räägin, sellepärast, et me oleme siin episoodis rääkinud, Hans arvab, et ma olen düsleksik, suure tõenäosusega olengi. Ja isegi eestikeelsed mõned sõnad tulevad mul keeruliselt ja keeled on üldse kuidagi jube rasked olnud mul terve elu, raskelt tulnud
ja see ei tähenda ju, et ma ei ole õppinud, olen, aga nagu ma ka praegu õpin igapäevaselt, reaalselt ma olen praktikas iga päev, aga ma õpin ka nagu teooriat on ja kas sa arvad, et ma oskan kirjutada inglise keeles? Ei, kindlasti mitte. Nii et jah, ma saan hakkama basic nagu jah, ma olen igapäevast inglise keele keskkonnas, ilmselgelt jah, ma saan hakkama, ma elan siin, ma pean saama hakkama, on ja ma olen mingil määral selle nii palju olen ära õppinud, aga näiteks kuidas ma nüüd ütlen, ma ei oska lauseid moodustada, et nagu ma ei suuda pidada sügavaid vestlusi inimestega ja see on nagu probleem, sellepärast, et näiteks mul ei ole ühtegi sõbrannat, kellega ma saaks kokku, kellega ma viitsiks, nagu mul on sõpru, tuttavaid, kellega on mingi, lähme kohvile, me näeme kuskil linna peal või poes või kuskil ja siis me nagu räägime juttu ja see on nagu äge, aga nagu, et ma läheks reaalselt üks ühele, et nagu minu peas on see, et ma ei kujuta ette, nagu kui ma kavatsen elada terve elu Austraalias on ja, või välismaal. Siis ma pean õppima selle, ma ei saa jääda mingeid eestlasi otsima igalt poolt, vaata, et ma pean saama selle nagu nii selgeks, kui mul on minu emakeel, sellepärast, et kuidas ma saan nagu ma ei viitsi nagu pinnapealseid neid vestlusi väga palju enam pidada ja noh, tegelikult on selles mõttes, et mul on nagu mõned itaallasest sõbrad ja mingid tuttavad, kellega on see, et lähme kohvile, et nagu mõlemal ei ole see emakeel, inglise keel, et siis meil on nagu mõlemal tore rääkida, on ju. Aga lihtsalt jah, selliseid pikki ja sügavaid vestlusi ma ei suuda ikkagi nagu niimoodi pidada, et mul saaks mingi parim sõbranna saaks olla näiteks niimoodi, et ma räägin temaga ainult inglise keeles. Ehk siis selles mõttes ma ei ole seda ära õppinud. Aga võib-olla ma ei ole võimalust andnud. Ja mina arvan, et sa endiselt oled nagu liiga range inimene. Endaga, jah. Et nagu reaalselt aasta aega tagasi sa tegid inglise keele eksami alles ära, sellest pool aastat enne seda sa nutsid, sellepärast, et kui sa kuulamisülesandet, siis sa ei saanud arugi, mis nad räägivad seal, et nagu see oli 1,5 aastat tagasi, oli see hetk põhimõtteliselt. Praegusest? Ei, 2 aastat. 2 kindlasti. Noh, mis iganes. Et see oli nagu, see on nagu tegelikult ja nüüd sa nagu samamoodi me käisime, meil on sõpru inimesi, kelle juures me käime õhtusöögi, kes tulevad meile külla, me räägime ainult inglise keeles. Jällegi sul on pood, sul on äri Austraalias, kõik on inglise keeles, et jah, aga ma siiski räägin valesti ja ma lihtsalt tahan öelda, et ma räägin valesti, pluss mul on ikkagi väga suuri raskuseid mõnikord enda väljendamisega ja mul on abi vaja selleks. Jah, ma olen nõus sellega, aga mina lihtsalt, sa pead nagu, ja mulle meeldib. Einstein ütles kunagi seda, et kui kala mõõdab oma tarkus selle järgi, kui hästi ta puu otsa suudab ronida, siis ta arvab, et ta on idioot terve elu. Ei, no seda ma tean. Et nagu, et sa pead, sul on ikkagi mingisugune võrdlusraamistik peab olema, vaata. See, et me inglise keelt ei oska ja keeled mul raskelt tulevad, ma ei arva, et ma olen loll inimene. Selles mõttes. See on lihtsalt minu nõrk külg. Jah, see on mu point ka selle, et sa pead nagu võrdlema nagu enda asju, on ju. Ei, ma olen nõus, ainuke, kellega sa võistled ja kellega võrrelda nagu ainuke inimene, ainuke inimene, kellega sa võrrelda võid ennast, oled sina ise absoluutselt. Ja ma olen väga uhke selle üle, et ma suudan ja ma julgen täna poodi minna. Ma mäletan aega, kus ma ei julgenud poodigi minna, sest ma kartsin, et keegi äkki räägib minuga, sest Austraalias on see nii suur tõenäosus, et nagu see, et ma saaksin poes ära käia nii, et keegi minuga ei räägi, ei olnud nagu väga suur tõenäosus, nii et see oli nagu, kui me kirime 3 aastat tagasi, siis see oli väga suur hirm mul, ma ei julgenud üksi poeski käia, on ju. Et, aga siin oli küsimus siis, kuidas inglise keele ära õppisin. Ma ikkagi jään enda juurde ja ütlen, et jah, ma olen väga uhke, et ma saan hakkama. Ja nagu ma räägin, ma saan nagu aru enamik vestlusest. Ma ei tunne ennast mugavalt ja ma tahaksin rääkida normaalsemalt. Nii et mul on nagu pikk teekond veel minna. Aga siis nii-öelda, kus ma siis siiani jõudsin, kus ma täna oma inglise keelega olen, siis ma arvan, et sunniviisiliselt põhimõtteliselt. Et nagu mul ei jäänud muud üle. Et
nagu keelte peale nagu pead antud lihtsalt 0 ja õpin ja tegelikult mul oli ka mul oli eraõpetaja, öeldakse eraõpetaja selle kohta või? Päris kaua, ma arvan. Ma arvan, Mingi oli aasta Jah. umbes jah. Niimoodi, et meil oli 2 korda nädalas olid tunnid. Eestist oli minu eraõpetaja. Temaga me õppisime puhtalt eksamiks tegelikult. Mis ta alustasime natuke niisama ja siis me ikkagi läksime eksamiks õppima. Nii et ma õppisin eraõpetajaga, õppisin eksamiks ja ma mõtlengi, et nagu millal tekkis see läbimurre, kui ma hakkasin lõpuks rääkima, sest alguses oli see, et ma tulin aussi, ma ei saanud üldse midagi aru. Siis mingist hetkest ma hakkasin natukene aru saama ja siis mingist hetkest ma hakkasin rääkima. Ma arvan, et see tuli sellega, et mul ei jäänud muud üle, ma pidin seal Showlehe marketitel ja asjadel nagu rääkima. Jah. No kõige esimene inimene vist, keda mina mäletan, kellega sa nagu päriselt hakkasid rääkima, oli Ann, kes on siis meie Austraalia ema. Yeah. Ma arvan, et tema oli nagu see esimene. Tema oli väga suurt rolli mängis tema selles küll, jah. Ma unustasin selle korraks ära. Me elasime koos austraallastega, Austraalia perega, kellest pole meie loos veel juttu tulnud, aga varsti tuleb. On küll. Me ei ole neist nagu täielikult rääkinud või oleme? Ma ei tea, mida täielikult, aga me esimene veinikahuaeg on juba tehtud ja kuidas me sinna kolisime ja mul kõik jumala sassis. Nii et me elasime ju nendega koos ja Hans oli ju siis mingi hetk, Hans alustas tööd seal samas ettevõttes, kus ta täna töötab ja siis ta alguses oli loader, laadis lennukeid, mis tähendab, et ta juhtus, et ta mõnikord oli 7 päeva kodust ära ja mina olin üksinda selle Austraalia perega. Ja mina tööl ei käinud tol hetkel, mina tegingi veinika hooaegu ja siis ma alustasingi Showlehega, nii et ma tegin tööd siis kodus arvutis või siis oma toa nurgas pisikese laua taga ja ma olin üksinda seal. Ja et mul ikkagi oli see üksi kogemus ka vaata suht palju tollel hetkel ja kuidagi ju pidi siis ikkagi rääkima. Nii et Ann aitas mind suht palju, ta viitsis vaata, et ma arvan, et selleks on inimesed, kes on need kindlad tüpaasi inimesed, kes on võib-olla nagu, ma ei tea, kas tal siis ema instinkt lõi välja või siis ongi veits nagu sellised õpetajad ka natukene, et ta nagu viitsis minuga rääkida, sest tihti oli see, et ta käis küsis Hansult mingeid asju, mina rääkisin, Hans oli meie vahendaja, on ju. Aga siis tema oli ka mingi, ei, me ei tohi nii teha, me peame omavahel rääkima, et vaja, siis räägimegi tund aega selle asemel, et Hans tuleb, tõlgib meil 2 sekki ühe asja ära, vaata. Ja rääkisimegi ümberringi. Ma võin teile, ma meeldib, ma naeran oma nalja üksinda, enne kui ma teile räägin. Ma võin teile rääkida ühe naljaka loo. Nii, ma käisin arsti juures. Hansu ei olnud kodus, oligi, mina veetsin päevad kodus ja see naine, Ann, siis tal on oma cateringi firma, ehk siis tal oli ta nagu teeb ainult pulmi, eks nädalavahetust ette on ju, aga nädala sees tehti siis seal samas köögis food prep'i, tehti pulmadeks ettevalmistusi, mis tähendab, et ma töötasin ka seal cateringi firmas, aitasin, olin kokk, põhimõtteliselt abikokk, eks ole. Nii et ma arvan, et see oli nagu üks väga suur alus kogule sellele asjale, sellepärast, et ma ju olin seal ümberringi olid ainult austraallased ja Ann, nii et Ann oli mingi pane see siia, võta see sealt ja nagu kuna meil oli ka siis siuke 5. seltskond, kes ettevalmistusi tegi pulmadeks, eks hiljem oli rohkem staffi, siis mul ka tekkis vaata see turvatsoon nendega ja oligi, et kui keegi oli mingi, et mine too, ma ei tea, see asi on ju inglise keeles, ma mingi, mis asi see veel on, siis keegi tuli ja näitas ja ütles, mis see on, mina kordasin, nad aitasid, ja kuidagi nendes vestlustes, vaata, jälle nad õpetasid mind ju aussi slängi, mingisugust madude nimesid, asju ma enam ei mäleta, aga nagu ma arvan, et sealt tuli, põhiliselt see alus alla, nii et selles mõttes ülihea, et me elasime nendega koos, kui me oleks olnud 2 vaata ja nüüd oligi õige aeg nagu oma ette tulla ja siis nüüd on mul pood, et mul ei ole see inglise keel igapäevaselt ikkagi ära kadunud vaata ja see segab juba ka natukene minu eesti keelt on ju, mida iganes. Nii et ma arvan puhtalt lihtsalt sundolukorras, sellepärast muud ei jäänud üle. Tööl oli vaja rääkida kuidagi. Jah, ikkagi ja upu või uju ja lõppkokkuvõttes on ikkagi keel on, eks ole, lihas. Et sa pead seda kasutama, et kui sa ainult raamatust loed, siis ei saa keelt hakata rääkima. See ongi minu point, et nagu, et
et vaata, üks asi on jah, et sa võib-olla ei oska siin, ma ei tea, kirjutada või mis iganes, et sul puudub praktika, aga sa oled õppinud eluaeg viitel inglise keelt, on ju, aga rääkida ei oska, aru ka ei saa, eks ole. Aga mul on praktika ka iga päev, seda enam peaksin ma nagu olema eriti hea inglise nüüd keeles. sa oled jälle nii karm enda vastu. No. Igal juhul pidin nalja rääkima teile. Ma ei tea, igal juhul. Oli niimoodi, et mina ei tea, kus Hans oli, mina igal juhul käisin arsti juures. Ja see oli veel niimoodi, et ma olin veinikas tööl terve öö. Ma pidin hommiku arsti juurde minema ja ma ei tohtinud süüa ülikaua. Ma olin terve öö nälgas, mõtle tööl. No, ma olin tööl arvatavasti siis. Sa olid tööl, jah. Ja siis ma läksin arsti juurde ja mul võeti mingi 8 või 10 või mega suur kogus neid suuri potsikuid verd. Ja siis ma läksin koju, Ann nägi, et käe ümber mingi, mis juhtus, mis toimub, on ju. Siis ma mingi, ma käisin arsti juures, bla, bla, bla. Ja ma üritasin talle nagu, ma ei mäleta, kuidas sul ka oli, aga ma üritasin siis talle rääkida, et ma lihtsalt käisin verd andmas, mis iganes story seal taga on, seda ma kõike siia ei viitsi ümber rääkida, aga point oli see, et ma üritasin talle siis seletada seda, et et nad võtsid verd, et nad mitte ei kahtlusta, aga nagu pidid siis välistama ära mingisuguse vähitüübi, ma ei tea, millise sa saad selle vere kaudu, ma ei mäleta. See oli ammuga. Ja siis ma üritasin talle nagu vähk öelda, eks ole. Kuidagi moodi. Ja kui sa ei tea, kuidas seda seletada, on ju, tol hetkel ei tea, siis sa proovid ringiga. Niimoodi me suhtlesime, on ju. Ja siis ma ei mäleta, kuidas, aga mina siis ringiga üritan seletada, et tead see loom, on ju. Ma ei saa, see loom. Ja samal ajal elas üks Aussi kutt ka seal majas, kes oli 21-aastane Max, vaata. Tema oli ka seal, mõlemad vaatavad neid punnis silmadega, mis asja, vaat, mis loom, mis haigus sul on. Aga mulle meeldib ka, et sa nagu, et te olite ikkagi nagu väga pühendunud sellele, et me räägime selle asja ära, et ei olnud kordagi, et sa võtad Google Translate'i või midagi, vaata, et lihtsalt me paneme edasi. Jaa, täna nagu tundub nii nagu ebareaalne, kuidas ma ei saanud öelda seda vaata, sest täna ma tean, kuidas seda öelda, on ju. Aga siis ma ju ei teadnud. Aga see oli see lihtne viis, mida me proovisime vältida, et me ei lähe translate'i vaata. Ei, absoluutselt, ja ma arvan, et see on mega, mega tähtis. Ja siis üritan seletada ja nad kuulavad ja ma mingi vaata tead seda looma, kes kõnnib nagu külje peal. Mulle meeldib see veel, et ma ei seletanud, vaid ongi kehakeel tuleb appi, kui sa keelt ei oska ja siis sa nagu räägid, vaata, et sa tead seda looma, kõnnib külje peal ja siis ma seal köögis kõndisin külje peal, vaata, või tagurpidi, mis iganes, tegin seal mingeid trikke ja asju, tead, ja siis mul lõpuks saad aru, mul lõpuks tuli see sõna meelde ja see sõna, kui mul aiu tuli, mu ei mingi, tead, see krääb. Ja mina räägin ja siis nad mingi, okei, jaa. Krabi on ju. Krabi vastand vähk, loogiline, ei vä, eesti keeles. Close enough, jah. Kõik seletaks nii, kes keelt ei oska, ei vä. Ja räägi, krabi vastand vähk on minu peas, on ju. Ma ei tea, kas vastand, aga krabi laadne. Krabi ja vähk ei tule nagu kohe pähe. Vastand ei ole jah, aga nagu vähk, kõnnib tagurpidi külje peal, mida iganes on ju. Ja vähk ei tulnud meelde ja siis oligi krabi on ju ja sinna see jutt jäi. Nad olid mingi, okei, vaata ja ma mingi, okei. Läksin oma tuppa ja siis õhtul tuleb Hans koju ja mina räägin Hansul, oi, meil oli nii naljakas, mina räägin värk-särki ja siis Hans on ka mingi Brenda. Et nagu, tead ka, mida see nagu tähendab. Ehk siis, kes ei tea, et siis ma põhimõtteliselt rääkisin neile, et mul on kubemetäid. Jep. Ja siis elame kõik seal koos ka, vaata, rahulikult rõõmsalt lähen oma tuppa ja mul sellepärast võeti verd ja käisin arsti juures ja värki. Aga minu meelest sina vist läksid, nagu me läksime kohe, me naersime kõht kõveras, kui sa jõudsid koju, vaata, sa pikali kukkunud seal ukse peal. Minu meelest me läksime kohe neile rääkima, Ann veel, vaata, aga see nagu 21-aastane kutt ka veel seal kõrval mingi tavai, vaata.
ja siis me läksime minu meelest kööki, aga nad olid juba minu meelest nagu arvanud, et tõlkest jäi nagu mingi jupikene puudu või sa ei mäleta või? Ma ei mäleta jah, kuidas see lahenes, aga ma seda lugu mäletan väga, väga eredalt. Et sa ütlesid, et krääb, aga jah, ma ei mäleta, kuidas see seal siis lahenes, aga no igal juhul me läksime jah rääkima, et nagu ja sa ütlesid, et sina nagu saad aru sellest nagu, kuna eesti keel vaata, et siis nagu meil see nagu seoses sa saad aru, aga nemad ei saa elu sees sellest ma sain kohe aru, et sa räägid vähist ja, aga nemad ei saa elu sees aru, on ju. Nii et jah, ja vaata, see ongi tegelikult kõige suurem takistus keele puhul alguses oli, et ma nii väga kartsin, et ma räägin valesti. Et sul on kubemetäid. Ütlen kellegi kubemetäid. Ja, et see oli Ann ja Max, vaata. Ei noh, alguses vaata ongi see, et vaat väga paljud inimesed võivad osata väga hästi keelt, aga nad ei julge rääkida lihtsalt, sellepärast nad kardavad, ütlevad midagi valesti või ebaviisakat. Ja see oli esimene asi, mida mina nagu ka Annile neile nagu läbi sinu siis ka rääkisin, on ja. Et see on nagu minu kõige suurem hirm, et ma olen nagu ebaviisakas, nagu nõme kuidagi, sellepärast, et mul lihtsalt puudub sõnavara, et olla viisakas. Ja, aga samas need inimesed ju, kes on siin ja kuulevad, kuidas inglise keelt räägid, siis nad ju teavad tegelikult, et see ei, nad saavad aru ju, et sa ei oska nii palju rääkida ja see on okei. Ja tegelikult keegi ei ole nagu kuri või nagu kuidagi vaata imelikult sind, et sa ei oska seda keelt niimoodi nagu nemad. Aga jah, ühesõnaga, et see oli nagu alguses, ma mäletan kõige suurem takistus mul inglise keelega, et oh my god, ma räägin valesti või mis iganes. Aga vaata, räägidki kellegi, ma ei tea, arst tahtis välistada vähki, aga räägid, et sul, ma ei tea, kubemetäid on ja, et siis pärast saab ju ülihea nali, mida mul ei oleks praegu podcastis seda head nalja rääkida, eks ole. Just, absoluutselt. Nii et sellest nagu oli väga keeruline üle saada, aga ma sain sellest üle. See vahel tuleb tänase päevani, oleneb seltskonnast. Ikka, oleneb kus ja kellega. Ja seltskonnaga on suva, kui õigesti või valesti ma räägin. Just. Aga kui ei ole, alati ei ole hea seltskond ümber. Nii et niimoodi siis, jah, ma siiani oma inglise keelega jõudsin. Pool tundi inglise keelest juttu. Just, nii et kes iganes selle küsimuse küsis, sai täie raha eest. Nii, millist kindlustust soovitate ja kuidas saada Vifo töö? Ma eeldan, et kindlustusest räägitakse reisikindlustust. Ma eeldan ka. Jah, ma eeldan. Kirjuta meile, kui sa ei mõelnud reisikindlustust. Aga kui räägime reisikindlustustest, siis meie ei ole mitte kunagi kasutanud ühtegi Eesti kindlustusfirmat Austraalias olles. Lihtsalt sest, et mulle on alati tundunud, et teised kindlustusettevõtted pakuvad palju rohkem, palju vähema raha eest kui Eesti kindlustusettevõtted. Nii et ja see sõltub, ei, see sõltub ka, kus kohas sa seda kindlustust võtta tahad. Et kui sa oled Austraalia, sa tahad minna Eesti või tahad minna Palile reisile, siis ma soovitaks ühte kindlustust. Aga kui sa oled Eestis, tahad tulla siia, siis võib-olla teist. Et ma ütleks ka, et see jah, kui sa tahad mingi konkreetse kindlustuse välja öelda, siis me võime... kui inimesed pigem, et kui inimesed, kes tulevad Eestist Austraaliasse, siis mina soovitan sükest kindlustust nagu True Traveler. Et meie ise kasutasime seda umbes 1,5 aastat. Üks suur pluss on, kui sa peaksid olema inimene, kes on tulnud Austraaliasse ja sul ei ole reisikindlustus, siis ma palun tee enda reisikindlustus ja True Traveler, nendega saab teha ka reisikindlustus siis, kui sa juba reisil oled. Jah, sest väga paljude kindlustustega tekib sealt probleem. Aga see on nagu siuke asi ka, et rohkem või nagu selles mõttes pikalt ma ei näe nagu pointi siin podcastis väga rääkides, see ei ole väga huvitav, nagu neid inimesi ei ole võib-olla nagu enamik kuulajatest, keda huvitab, mis kindlustust tulla. Ja selleks teeme me ka konsultatsioone, kus kohas kõike seda infot saada. Aga teine küsimus on, et kuidas saada Vifosse tööle? Mis sa selle peale kostad? No selles ma ütleks, et meie ei ole, kuna FIFO on siis, kes ei tea, on lühend FIFO tähendab fly in, fly out, ehk siis enamjaolt mõeldakse selle all just kui kaevandustööd, kuigi on teisi FIFO töid ka, aga enamjaolt mõeldakse kaevandusi selle all.
meie ise ei ole kunagi kaevanduses töötanud. Mhm. Ja me isegi nii-öelda isiklikult väga, nagu me teame inimesi muidugi, kes on töötanud kaevanduses, aga sihuke isiklikult lähiringis ei ole ka meil kedagi olnud, kes oleks seal töötanud. Nii et otseselt ma ei oska teile öelda, kuidas te sinna tööle saate. Ilmselgelt on, kui te paneksite kaardi peale, et Austraalia kaevandused, siis Lääne-Austraalias on palju rohkem kaevandusi kui põhimõtteliselt ülejäänud Austraalias kokku. Siis kindlasti see on see koht. No mina ütleks ka niimoodi, et vaata meie nagu Wifos töötanud ei ole, ehk siis meil puudub nii-öelda oma kogemusest anda mingisuguseid nippe ja trikke, aga nagu meie nii-öelda need kogemused ja asjad, trikid ja nipid ja asjad on niikuinii üldised, aga meie ikkagi enamasti räägime sellest muust üldisest farmitööst ja asjadest ja Wifo tööga kindlalt tegeleb Birgit. Nii et põhimõtteliselt kõik, kellel on nagu kindel soov, et sina tahad tulla, minna Wifosse, tegeleda ainult selle kaevanduse teemaga, siis meie ei ole inimesed, kes sulle nõu oskaks anda selles osas. Ja see Birgit, kellest Brenda räägib, siis on, kellel on podcast Just Call Me Bridget. See Birgit. Nii et saate temaga ühendust tal on võtta ja Instagram, talle tal on YouTube, kirjutage talle, joonistage talle. Tema on seal töötanud, tema aitab. Et see on ka, et kui nii-öelda meil konsultatsioonis selliseid küsimusi peaks tulema, siis me vastusega võlgu ei jää. Et selles mõttes me vastame vastused ära, aga ma tunnen, et see ei ole teema, mida me siin podcastis võib-olla räägiks ja mida me nii-öelda promoks, sellepärast, et meil reaalselt iseendal isiklik kogemus puudub ja selles mõttes ma ei näe nagu põhjust, miks me siis peaksime rääkima. See on umbes sama, kui me hakkaksime rääkima, kuidas lapsi kasvatada, vaata, et meil puudub kogemus, sest meil ei ole lapsi on ja et siis ma ei tahaks sellel teemal pikalt peatuda siin. Nii et kirjutage Birgitile, kui teil on kindel Wifo soov teema, siis selles mõttes ma ei tea, oskab tema vastata teile nende Wifo küsimustele. Nii, mis sa näed? Mõtlesin, et kui pikalt sa räägid, et sa pikalt ei taha rääkida sellest. Pole küsimus, aga lihtsalt tahtsin öelda, et ma alles avastasin teid ja alustasin otsast peale podcastide kuulamisega ja olen juba üle poole ära kuulanud. Mega vahva asi, mis teete ja tööl nii suur meelelahutus. Samuti olete andnud nii palju motivatsiooni juurde, et oma asja teha. Aitäh! Kui tore! Ja selliseid kirju oli meil veel, aga ma neid siin rohkem ette ei loe, sellepärast, et jällegi ma arvan, et teistel ei ole võib-olla kõige põnevam kuulata, aga mulle meeldib väga lugeda neid. Endal oleks küll olnud täitsa põnev kuulata podcasti Austraalias töötades sellest, kuidas keegi Austraalias töötas. Sellepärast me ju hakkasimegi tegema, see oli minu üks point ka, sest ma nii mäletan, kui me olime Maisiliinil ja ma mingi, et ma nii nagu kuulaks podcasti, vaata, kus on mingi, tal oli see, kui palju samastumisi sul tuleb, see on tiksud sealt nagu, vajutab teeb mingi mõttetuid asju, vaata, siis on ülihea Täägi meid Instagramis ära kuskil stories, kui sa praegu kuskil traktoris või põllu vahel kuulad, tee pilt. Isse, miks meid ei ole täägitud üldsegi, kui meid kuulatakse niimoodi? Meid on täägitud nagu pandud see nagu meie nagu, on küll, sorry, võtan tagasi. Meid on täägitud väga palju ja meie podcast on jagatud, mille üle ma olen väga tänulik. Aga ma just mõtlen see, et keegi ongi mingi traktori saate, teeb endas selfie ja siis täägib meid, et kuulab meie podcasti. Ülilahe, üleskutse, palun täägige kõik meid. Kuskil põlla vahel. Jagan edasi kohe. Nii. Sponsorviisa, kõike, mis vaja selleks. Teate, selle me jätame järgmisesse. Ma panen selle kõrvale ja see on nii pikk teema, et selle me jätame järgmiseks korraks. See võib tulla suht varsti ka sellepärast, et kes on kuulanud meie loo lõpuni ära, siis meie loo viimases episoodis me jõuame 2021. aasta lõppu ja umbes 6 kuud peale seda algab meie sponsorviisa protsess. Aga see on nii pikk aja veel. Jah, et ma räägingi, et varsti võib-olla teeme nagu eraldi episood. See ei ole selline küsimus, millele vastata 2 lausega. Jaa, täpselt. Ma arvan, et meil oli plaanis niikuinii teha see sponsori episood eraldi, et siis me sellest saamegi seal rääkida, nii et me lihtsalt ei jõua siin episoodis sellest rääkida. Just. Kui palju maksavad teie konsultatsioonid ja kui kiirelt on võimalik kohtumine saada? Mina ütleks selle peale niimoodi, et me ei tee,
kui te olete tähele pannud, siis me ei tee väga palju reklaami enda konsultatsioonidel enam. Mina ei ole sellest jaganud Instagramis väga palju, tagasisideid ja asju, mida ma vahepeal tegin ja nii edasi. Ja see põhjus on see, et me ei taha sellele enam liialt palju reklaami teha, sest meil ei ole pakkuda lihtsalt aegu. Kuna meil on nii palju erinevaid projekte ja meil on nii kiire elu, siis meil on pakkuda aegu üsna selline käputäis. Ja see jälle oleneb, mis hetk on ja kuidas. Ja tegelikult ongi see, et ongi hea, kui ei ole mingi metsikult pikalt ette broneeritud ajad, et selles mõttes keegi ei saa praegu juunikuuks omal aega broneerida, sest ma ei tea, kas ma saan üldse juunikuus seda teha, on ju. Aga selles mõttes, et kui kiirelt on võimalik kohtumine saada, täpselt nii kiirelt, kui teil vaja on suures pildis, et nagu me oleme paindlikud. Et jah, sa ei saa homme seda, aga nagu lähinädalate jooksul, kui vähegi võimalik ja sul on nagu päriselt mingi põhjus, et sul on kohe vaja, siis võib-olla me leiame selle aja. Just. Aga pigem nagu mõelda ikkagi paar nädalat, kuu võib-olla isegi ette, et panna see konsultatsiooni aeg. Igal juhul kiirelt kokku võtta, nagu ma kõik üritan võtta, on lihtsalt see, et kuna meil ei ole palju aegu pakkuda, siis ma lihtsalt tahan, et meie konsultatsiooni jõuaksid ainult need inimesed, kes väga-väga tahavad meie juurde tulla, tahavad meilt saada selle info kätte, et ei oleks lihtsalt, ma ei tea, keegi tuleks mingi FOMO pärast või mis iganes muudest. Ei, no tulge FOMO pärast ka ikka, no. Jube hea konsultatsioon. Ei, point on lihtsalt see, et meil ei ole väga palju aegu pakkuda. Ja sellepärast me ei ole väga palju promo teinud sellele. Nii et aegu saab. Kirjutage, nagu ma ütlesin, kuskil novembri keskpaigas me ütlesime, et me järgmised 2 kuud ei tee rohkem konsultatsioone, need, kes seal olid, detsembris need olid. Et lihtsalt, see oli ilmselgelt kõige kiirem aeg aastast meie jaoks, et see oleneb, aga nüüd siin jällegi samas 10 päeva pärast Brenda ema tuleb, on ju, siis ei tea, kuidas see töö ja see, et meil on nii-öelda pere, kes käib korra paari aasta jooksul siin, eks ole, et kuidas seda kõike. Ühesõnaga, me lihtsalt valime väga, on ju, et praegu ka meil teeme siin podcasti, poole tunni pärast algab meil konsultatsioon. Just. Nii et selles mõttes, et meil on neid konsultatsioone nii palju, kui neid on ja kui tahate teada, palju maksab. 80 €. Jah. Mina lihtsalt tahan rääkida, mis on selle nagu nii-öelda konsultatsiooni taga, et see ei ole lihtsalt 45 minutit räägime juttu ja kõik, on ju. Et siis on konsultatsioon, mis on 45 minutit, kus mina ja Hans oleme mõlemad siis konsultatsioonis kohal. Saate küsida, saate rääkida, mis iganes on teie plaan, me võime panna koos plaani paika ja nii edasi, aga eelkõige enne seda tegelikult, kui te tulete konsultatsiooni, siis on meil kokku pandud meie isikliku kogemuste pealt, on siis kokku pandud Austraalia ABC, mis põhimõtteliselt hõlmab seda, et kui sa oled Eestis ja alustad praegu asjade tegemist, sul ei pea olema Eestis kõik asjad tehtud ja siis tuled meie konsultatsiooni, vaid sul võib olla lihtsalt idee. Ja siis sa tuled konsultatsiooni, sest tegelikult sa saad nagu lisaks sellele konsultatsioonile on päris korralik dokument Austraalia ABC-d, kus on kirjas samm-sammu haaval, mida sa peaksid tegema enne, kui sa jõuad Austraaliasse ja mida sa peaksid tegema Austraalias esimestel päevadel ja seal on kõik kõige tähtsam, et seal ei ole jälle nagu mingisugune, ma ei tea, 30 lehte raamatut, et mida sa pead läbi lugema ja siis sul on jälle hullult palju infot, vaid see nagu ABC on pandud, kus on nagu ainult kõige tähtsam, sellepärast et lõppkokkuvõttes me teame, et kui sa nagu lendad teisele poole maakera, see on hirmus, see on uus, sa ei tea, infot on mega palju igal pool ja tegelikult see põhjus ju, miks üldse meie konsultatsiooni tulla, ongi see, et infot on igal pool, ChatGPT annab tänapäeval väga palju asju, aga kas see on nagu reaalselt usaldusväärne või näiteks erinevad inimesed räägivad erinevaid asju, mis sealt siis see õige on ju, ma ei tea, siis selleks on see konsultatsioon, et meilt saate usaldusväärset infot ja samamoodi, et me üritame ka teha seda, et me ei vala teid üle uue infoga, mida on hästi palju, ehk siis see ABC on proovitud teha hästi kompaktne, ainult oluline ja siis ongi konsultatsioon ja pärast konsultatsiooni oleme me tegelikult ka teil olemas, et kui te jõuate Austraaliasse või mis iganes jama teil on mingisuguseid lisaküsimusi, siis me oleme meili teel alati kättesaadavad ja ma lihtsalt tahtsin selle nagu
tagamaa rääkida, et see ei ole lihtsalt 45 mintsa räägime juttu ja see on kõik. Just nii, Vot. nagu Brenda ütles. Mis pani teid päriselt otsustama, et jääte Austraaliasse pikemaks? Need on nüüd deep küsimus siia. Ega ma ei tea, tundus õige. Alguses üldse ei tundunud õige, esimene aasta oli nagu, et tore reis ja tore kõik asjad, aga ei, siis teise aasta peal kuskil hakkas nagu tunduma, et oot. Ja siis 3. aastal oli nagu see siuke kindel 3. aasta alguses. Aga ma ei tea, meile meeldib see loodus, meile meeldivad need inimesed, meile meeldib see riik. Ma ütleks, et see siuke ühtne kompott ja ma ütleks, et see oligi nagu see, et see kuidagi tundus kuidagi nii loomulik ja nii loogiline otsus tollel hetkel. Et ma nagu isegi tunnen, et me kuidagi nagu väga ei mõelnud selle peale või kuidagi see plaan oli ja rohkem ei olnudki. Aga ma ei mäleta ühtegi sellist 7. juuli 2019 ärkasin üles. Või mida? Et oleks olnud nagu mingi kindel situatsioon või olukord. Sponsor iseenesest on suht kindel situatsioon. Aga ilmselt enne seda hakkad sa ju tegema, mingi hetk sa pead otsustama seda, aga ma ei mäleta, et oleks olnud kindel nagu otsus. Mingi hetk me otsustasime, ma mäletan, me tripsime vänniga ja siis ma mäletan, mingi hetk me otsustasime, et nagu esimesed 1,5 aastat me reaalselt rääkisime, et ei, siia küll elama ei jää, mis asja, ei meeldi ja mida iganes. Või nagu meile meeldis Austraalia, aga mitte nagu see, et ma nüüd tahan siin elada. Ma arvan, et seal mingi 1,5 aasta peale või 2 aasta peale jõudis nagu see hetk kätte, kus meil oli, et okei. Tundub, et nagu me peame hakkama igaks juhuks sponsorit otsima, aga nagu see oligi siis juba see, et nagu COVID oli, me nägime tegelikult, kuidas nagu terves maailmas oli kõik ülipekkis, siin oli kõik nagu pidu ja pillerkaar ja nagu sealt hakkasid ka need mõtted nagu tekkima, et soe kliima on niikuinii, miks ma olen Austraalias? Ainus põhjus, või nagu mitte ainus, aga nagu ütleme, et kui seda ei oleks, ma ei oleks siin. Ehk siis kliima. Et see on nagu kõige tähtsam minu jaoks on ja. Ja Eestis nagu talvel elamas ma ennast ei näe mitte kunagi. Ma näen ennast Eestis elamas, aga nagu siis kui on soojem. Yep. Ja et see oli nagu kuidagi nii loogiline, et miks me ei peaks nagu kindlustama ära endale Austraalia, et me saaksime kogu aeg siin käia. Et meil minu meelest sealt nagu tekkiski, et me ju ei taha Eestis talvel elada. Ja siin on nagu elu päris tore. Soe on ka. Et nagu miks me peaksime siis minema, sest minul oli nagu pikalt Hispaania oli ka teema, vaata, et ma tahtsin Hispaaniasse minna, ma kunagi isegi õppisin hispaania keelt, aga nagu mul keeltega on väga hästi välja tulnud. Nii et lõppkokkuvõttes ja siis mingi hetk oli see Portugal on ja sai jube populaarseks on ja nii edasi, et need olid nagu see, et kui Aussist edasi, et siis külma talve me ei taha, et siis oleks alternatiiv võib-olla Hispaania ja Portugal, aga siis oli kuidagi jah, et me oleme ju siin ja siin on nagu päris ilus elu ja nagu kui me mõtleme nagu reaalselt palgataset Hispaania ja Portugal, siis see ei ole pooltki seda, mis on siin on ja et me elame nagu päris hästi ja et miks me siis nagu peaksime seda muutma, et proovida kuskil, kus me ei tea, kas on nii hästi on ja COVID aeg, et siis me nagu nägime ka vaata, et siin tundus, et on nagu päris turvaline ja mõnus olla. Ma arvan, need olid nagu sellised asjad, mida me võib-olla nagu nii muus eas, kuna me kämpisime ka suht palju, siis nagu me ei vaadanud õhtul telekat või meil polnud poolest ajast internetigi, me ei scrollinud telos või me ei teinud selliseid igapäeva asju, mida me täna teeme. Et siis me ju rääkisime hästi palju selliseid asju. Vaatasime tähti ja jutustasime nendel teemadel. Ma arvan, et sellepärast ei olnudki kuidagi sellist ühtset vestlust, et nüüd me otsustame, et me teeme niimoodi. Vaid see kuidagi vestluste käigus, jah. Ma arvan, et need olidki need nagu põhilised. Ei, ma arvan ka, et ta oligi siuke lai asi, et ei olnud mingit ühte asja otseselt, mille pärast nüüd jääda või minna aga jah, ma siiamaani ütleks, et see on jätkunud selline loogiline areng ja loogiline tee, et jah, ma arvan, me oleme kindlasti veel endiselt rahul selle otsusega, mis me tegime. Ja ei, selles mõttes tagasiteed ei ole ja pole kunagi oldki, et on ei ole muud varianti. Me saame sponsori ja kui me ei saa sponsorit, siis me saame sponsori, sest ma ei ole millegi muuga nõus.
Just. ja Soulega täpselt samamoodi, nii et nii on. Nii et nii ta läks. Tundub, et meil mõned küsimused jäid nüüd salve ka veel järgmiseks korraks. Midagi jäi, jah. Midagi jäi, nii et kui sa oma küsimust veel ei kuulnud, siis varsti me räägime sinu küsimusest ka. Ja ma kõik nagu osad küsimused on nagu sarnase idee ja mõttega, ehk siis nagu me kõiki küsimusi ei loe ette. Ja võt selline episood saigi, rääkisime natukene Soulehe aasta algusest, rääkisime siin teie küsimustest, nii et aga kui sul on mõni küsimus, siis sa ei pea üldsegi ootama, jah, nagu Brenda ütles, et me jälle küsiks teilt küsimusi. Meile võib alati küsimusi kirjutada või jätke YouTube'i, Spotify'sse kommentaaridesse, ja kindlasti arutame nende küsimustele. Nagu alati, siis Instagramis Miks mitte Austraalia, seal näete meie igapäevategevusi, YouTube'is Miks mitte kontol on meie vlogid ja podcastid ja Patreonis ja Spotify's on võimalik näha Miks mitte boonussisu ka. Suur aitäh, et jällegi kuulasite ja näeme järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!